No see vastus on mitmepoolne, et ütleme niimoodi, et Agron on täna Eesti toidutootmises väga suur ettevõte, et harime ligi 12 000 hektarit maad, toodame 50 000 tonni toorpiima aastas ja lisaks ka toodame mune, ligi 6 miljonit muna aastas, et võib-olla see esimene käimalõkkav jõud oligi see arusaamine, et vastutussektori siseselt on meil väga suur. Me oleme väga suur tööandja Valga, Põlva ja Pärnu maakonnas, et pakume tööd ligi 300 inimesed. See esimene selline käimalõkkav jõud oligi võib-olla see teadvustamine, et oleme väga suureks kasvanud sektoris ja see vastutus nii-öelda kogukondade ees, nii tööhõive kui ka selle eest, et kui palju me loodust kasutame oma toodangu tootmisel, et see sunnib meid mõtlema selle peale, et kuidas seda loodusressurssi võimalikult jätkusuutlikult kasutada. Ja võib-olla teiselt poolt ka siis tendentsid, mis tulevad meile siis ütleme selles osas, et kes meie tooteid tarbivad ja mida nemad asjast arvavad. Et täna me näeme väga selgelt, et tarbeskond järjest rohkem küsib küsimusi, et kuidas on toit toodetud, kui palju selleks on loodusressurssi kasutatud, kuni selleni välja, et me ikkagi täna näeme selgelt trendi, et tarbijad, kes on eneseteadlikult nii-öelda keskkonnateemadesse suhtuvad, et nad selgelt ootavad seda, et näiteks piimapaki peal oleks kirjas, et kui palju see piima tootmine siis keskkonda koormab, et täna seda standardina seal peal ei ole, aga ma arvan, et see aeg ei ole kaugel, kus me tegelikult standardina kõiki neid asju toiduainete peal soovime näha ja selleks, et siis kogu selle protsessi ja muudatustega nii-öelda mitte rongist maha jääda, tegeleda asjadega õigel ajal. Et oleme siis ka Agron Grupis eelmise aasta lõpul selle aasta alguses rohepöörde programmi käivitanud ja meie jaoks ka see Rohetiigri algatus tervikuna tuli väga õigel ajal ja õige ajastusega. Me hea meelega oleme liitumas ja selles protsessis kaasa löömas. Rohetiigri poole pealt meil ootus on see, et punkt 1 on see, et me tahaksime nagu natukene valideerida enda ideid, mis me oleme enda rohepöörde programmis täna nagu juba esialgselt nagu paika pannud. Tahaksime aru saada, et kas me liigume nii-öelda õiges suunas, et seetõttu Rohetiigri pakub head võimalust kaasata enda ideede testimiseks erinevaid eksperte ja mentoreid. Teiseks, Rohetiigri Akadeemias on suurepärane võimalus koopereeruda siis teiste Eesti edukate ettevõtjatega, kes on sama mõttemalliga täna liikvel ja plaanivad samasugust rohepööret oma ettevõttes, et saada kokku ka sarnaselt mõtlevate ettevõtjatega ja spetsialistidega ja siis üksteisele nõu anda, nii-öelda veidki ka kriitiliselt vaadata peale üksteise ideedele ja tegelikult nagu ka üksteist innustada, et nii-öelda kampas on koos seda rohepööret võib-olla lihtsam teha ja võib-olla jäävad mõned rumalused tegemata ja et selles ühistegemisse me usume ja selles mõttes ma arvan, et see on igati hea kvoorum, kus seda asja teha. No ma arvan, et Eesti majandus on selline täna ka üsna paindlik ja ega välismaailmal avatud majandus. Ma usun, et see avatus säilib Eesti majanduses ka 10 aasta pärast, et see, mis puudutab kogu seda rohepööret ja jätkusuutlikke majandusmudeleid erinevates sektorites, selles ma küll usun, et kui me vaatame täna inimeste suhtumist, kui me vaatame täna kapitaliturgude suhtumist ettevõtete tegemistesse, laiemalt nii-öelda avaliku huvi, kuidas ettevõtted täna majandavad, et sellesse ma usun küll, et selline jätkusuutlik majandusmudel, kus ettevõtted nii-öelda püüavad ringmajanduse mõttes võimalikult palju ressursse taaskasutada, et ma usun, et see on nagu 10 aasta pärast normiks ja keegi ei küsitle enam neid teemasid, ja ma usun ka seda, et jätkusuutlikud majandavad ettevõtted kindlasti konkurentsis püsivad oluliselt paremini kui praegu. Ja kui Eesti suudab terve majanduskeskkonna mõttes nii-öelda siin eeskujuks olla ja Euroopa majandusruumis silma paista, siis see on väga hea ja meid toetab ka sellest kindlasti see, et meie naabrid, Põhjala riigid, Soome, Rootsi, Taani on selles vallas eesrinnas nii Euroopas kui maailmas, nii et ma usun, et me saame sealt palju nii-öelda inspiratsiooni ja tuge ja tegelikult sobitume hästi sellesse pilti ka regionaalselt, nii et ma usun, et võtmeküsimus Eestil on kindlasti energiamajandus, et kuidas me oma energiamajanduse teemad lahendame, et täna on see vägagi suure alaväljega ja toidutootmine, mis seal salata, on ka üks suur teema, mis vajab teistmoodi toimetamist kui täna võib-olla.